Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist, jalgpallistuudio jälle rokku tulnud, seekord muidugi kahekesi natuke vähendatud koosseisust, kuna Andres Ooper on Viimsiga seotud ja neil on siin tähtsad mängud, siis Ooper on täna Tartus, paneb esiliigat, aga kuna meil oli võib-olla varjatult selle hooaja kõige tähtsam mäng kolmapäeval, kus Levadia kaotas 1-2 Paidele, siis mõtlesime, et tegelikult oleks paslik Madis Kalvetiga need asjad siin kokku võtta, vaadata, millised küsimused veel on meistriga lõpusirgel. Kas ainult mul, Kalvet, on selline tunne, et see hooaja lõpp tuli kuidagi äkki, et me olemegi kuskil selles kohas, et meil on minna veel ainult 3 vooru ja kuidagi sellist nagu suurt aplaavat nagu sel hooajal miskipärast justkui ei tulnud. Tervist kõigepealt. No selles mõttes isegi peab tunnistama, kuidagi järsku nagu tuligi, et kui nüüd koondise aken lõppes, vaatasin ka, et mis palju veel täpselt voor on ja kuidagi eeldasin, et pärast seda novembri akent on ka veel mängud, aga näed, võtta näpust ei olegi, et saab siin nüüd enne Norra mängu juba asja purki ära ja et tõesti kuidagi ootamatult, kuidagi järsku nagu tuli isegi. Aga laiast laastus on tabelis meil lahtised 4 asja või kui paneme tärni juurde, siis 5 ja eks käime siis need järjest läbi, et kõige suurem küsimus loomulikult on see, et kes võidab kulla. Tallinna Floral nüüd 75 punkti, Tallinna Levadial 72 ja võib-olla käime siis need meeskonnad kõigepealt läbi, et mis nad vahepeal tegid. Flora võitis ka 2 inimest mängu värata vahel 10-0. No võib-olla see Kalevile 6-0, see oli täitsa odatav, aga see, et Narvast sõna otseses mõttes sõideti üle, et seal oli värava võimalus, oli otsendamiseni, latid, postid, raiskamised, kõik selline, et Florale vist see suur pluss, mis neil nüüd juhtunud on see, et nii Poom kui ka Sappinen on saanud hooaja lõpus hoo üles, et see üleüldse on vist kuidagi märksõna, et vanad mehed kuidagi on miskipärast nüüd oktoobris alles head, mitte ei olnud suvel seda. No täpselt kui see mingi aeg oli arutelu, et äkki Paalberg tuleb ja võtab selle parima väravakütte tiitli ära, siis Sappinen panitme selle nädalal asjad ilmselt paika ära ja tema on sel aastal Premium-liiga suurim väravakütt ja tõesti et ikkagi muidu räägitakse, et Flora on niisugune noorte meeste sats, aga ikkagi 2 sellist, ikkagi võib öelda rahvusvahelise areenil vist ikkagi 2 kõige suurema kogemusega, Senjov on muidugi veel suurema kogemusega, aga ta ei ole praegu nii kandvas rollis seal Floras, aga et ikkagi Poom ja Sappinen on ikkagi Eesti mõistes ikkagi väga kõvad mängumehed ja nad on, kui sa oled ju ka koondise ringis ka, siis ja kui sa oled keas vormis, siis tundub, et sellised mehed võivadki ära otsustada asja sinna. Miks see muidugi Flora nii tugev tundub, et tegelikult on nad lõpuks seal kohas ka, kus nagu see noorest satsist me ei saa isegi rääkida, selles mõttes, kui sul rünnakul on Sappinen, paremal äärel, eks ole, alustas Alliku, vasakul Senjov, siis nende taga, eks ole, või vahel oli Poom, siis seal Reida, eks ole, tuli tagasi. Tegelikult, kui sa hakkad niimoodi näpud järgi ajama, siis kui me võtame kas mingi keskmise vanus järgi, ma arvan, et Flora ei ole üldse, ma arvan, viimastes voorus Flora keskmine vanus on üks liiga kõrgemaid, ma puusalt pakun, ma arvan, see on sinna 25-6 kanti, et mis Eesti mõistes on ikkagi jõhter. Aga ma ütlen, et ega siin ei ole vist midagi öelda, et kui sa ikkagi Narva Transist nii rändalt üle, siis loeme siis järgmised mängud ette, et Floral 3 mängu, nende edu siis Levadia ees on 3,5 punkti, ehk siis Levadia peab võtma viimasel 3 mängud 4 punkti rohkem. Floral võõrsil Paide, kodus Kuressaare, võõrsil Pärnu. See, et nad tiitli maha mängivad, seal saab juhtuda ainult see, et nad kaotavad nüüd laupäeval Paidele ja siis tuleb siin suur võiduhirm ja Pärnus juhtub midagi ootamatut, aga ma ütlen, et see võtmemäng tegelikult on see Paidega, et kui sealt ka Flora saab tegelikult ikkagi vähemalt punkti kätte või võidu, et siis on tegelikult ju tehtud. No täpselt ja arvest seda, et kui sa ütlesid ka, et mis kogenud mustega nüüd Flora siin lõpus on mängid, et tundub, et peatreener Vassiljev ei taha siin ühtegi nii-öelda riski võtta ja noortele survet peale panna, et panem need vanad mehed mängu ja need mehed on olnud selles olukorras ja nad teavad, kuidas mängida ja oskavad need mängud ära võtta, et täpselt samas võõrsil Paide ja kõik ütlevad kodus Kuressaarele saab 3 punkti ära kirjutada. No saab, see on ebareaalne. Ja siis võõrsil Pärnu täpselt, et seal ongi see, et see täpselt saabki see olla, et kui Floralt tekib endal väga suur nagu võidukramp või ilmselt võib olla, et
Pärnul ei ole viimases voorus otseselt millegi konkreetse peale mängida, et seal praegu on 2 punkti vahet Transiga, aga kes teab, mis see seis viimases voorus on. Aga siiski ütleme, seal on, see tiitel on Flora kaotada praegu, jah, ja Levadia siis 3 punkti kaudusel, Mints on 3 punkti kaudusel, siis võitsid küll Kuressaaret 3-0 nädalavahetuse peale Roodisaartent, aga kolmapäeval siis ikka päris karmi näod olid need kõik mehed, kes sealt riietusruumist välja tulid, et oli suur Levadia kas Viktor käis ka? Viktorit me ei näinud, me ei jõudnud nii kaua oodata, et sealt et alt ta igast läbi ei käinud, et võib-olla käis hiljem, võib-olla ei käinud üldse, suur sünnipäev ju, 27, vaata, suur pidupäev ja torti anti ja möll oli ja seal oli ka huulid, asjad, särgid, kõik oli tore. Aga sünnipäev ja lõppes 1-2 Paidiga. Ma ei tea, mis see hea võrdlus oleks. Pead kodus sünnipäeva ja keegi sebib su naise ära. Midagi sellist. Et lähed õhtul üksi magama, naine läheb teise mehe juurde. Midagi sellist. Et see olid küll arv. Aga Levadia, olgem ausad, oli selles ise ka süüd, et kokkuvõttes Urro Torres ütles, et nad võib-olla olid natuke parem meeskondada, detailid, kõik ütlesid, detailid said otsustavaks ja detailid oli see, et ise mega võimalusi ei loodud, loodi siis pool võimalusi ja tegelikult kaitseikeri natuke oli outlik, et seal kaude võib-olla selline varjatult oluline võtmeasi oli üldse see, et see Peetson ikkagi sai seal Kuressaare teise poole keskel punas, millega ma ei ole üldse nõus. Ma ei ole üldse nõus, et minu meelest oli Iboro seal kõrval, ta ei olnud ju viimane raits, sa ei saa ju anda sellise asja ees punast, aga näed, Eesti varriga see on ikka punane, ma natuke ootamata, tõepoolest, kui on Peetsonit ei olnud, ja siis tutkus Tammik sai palliga niimoodi näkku siin Paide mängu teise poole alguses, et lõpuks oligi Iboro ja Brent Lepist oli kaitses ja nad olid ikkagi selle Anieriga. Lõpuks vormi tõusu Anieriga ikkagi hädas, et selles mõttes see 1-2, et Paide võttiski, andiski, vajus rahulikult sinna ära ja siis pikk pall Anieri suures ja midagi ikka juhtus, et Levadia ei suutnud, et ma arvan, et ma ise ütlesin Üvasti tiitel, panin pealkirja muidugi uljalt, aga eks see Üvasti tiitel vist on päris õige asi ka, et ei näe, et Levadia mängida võõrsil Pärnuga, võõrsil Narvaga, võõrsil Laadriga, aga Flora peab robustselt koperduma ja Levadia kõik 9 punkti ära võtma, et see on ikkagi näib peaaegu võimatu. Ma täitsa usun, et need Levadia mehed tulidki väga mornide nägudega sealt riietusest välja, et hooaja alguses kõik ütles, et see meeskond võidab meistrit ära, et siin ei ole mitte mingit variantigi, et keegi võiks neile vastu saada. Üks mees ennustas teised, üks tark mees selle nimi oli Kaljurand. Aga ta võiteks panid kellegi teise. Ei ole, ma ütlesin, et teist, et see eurosari on nii oluline, et eks see, kui Levadia puhul seda näppu peale panna, kus see tiitel läks, siis tegelikult... Sinna euromängud järgi läks. Jah, et see, kui sul on kinnis idee on meeskonnal mitte tiitel, vaid eurosarja edu, siis see eurosarja edu ei tulnud ja selle ikkagi jalad alt ära. Jah, ja siis ütleme, selle eilse mängu kohta seda, et ikkagi Henri Anier on Eesti liigas ikkagi ründajana, oleks ükskõik mis võistkonnas seal top 4 oleks igal pool kõva tegija ja mõtlen, Levadial endal oleks sükest ründajat tegelikult vaja, et siin on ju tegelikult, kui... mis ne on ju kuulus Vendeld, kes lõi ka eile ühe värava ikkagi ära, et midagi seal suudab. Ei, midagi nüüd on hakanud tulema, aga see on ju ka alles nüüd hooaja viimasel kolmandikul või viimasel veerandil isegi, et läbi hooaja oleks olnud sükest meest vaja ja kui Anier on nüüd vormis järgmisel aastal, siis kindlasti Paide on selle võrra kindlasti suuremas mängus ja rohkem pildis ja rohkem hammustab neid teisi suuri ka ja samas peaks olema see, et saavad lõpuks äkki tagantotsast ka need punktid kätte siis. Vaata, räägime Levadiast. Levadia puhul, mis sai ikkagi võib-olla ka selles mängus mõnes mõttes saatuslikuks, et tegelikult seda võib kõikide järgmiste meeskondade kohta, et seal on üks selge põhjus minu meelest, miks meistrist tuli Flora, Levadia, Paide, Talju, nad kõik peaksid panema legionääridega täppi, aga olgem ausad, Tampeduu kojutulek ebaõnnestumine. Ernest Agiri kojutulek, tegelikult olgem ausad ebaõnnestumine. Teises ringis oli hea, aga sedasi läks selle päkki ära. Eile oli täiesti null taaskord, et mees, kes peaks möllama, et Vendel, tore,
aga pigem ei ole nagu ka superstaar, et ja siis, eks ole, Iboro raitses, las ta olla, Carlos Torres tuli paududada on ja nagu ei ole ka, et lõppkokkuvõttes Jautoodes oli väga hea, eks ole, tema on siis nüüd teeb alles vigastuselt naasnud ja teeb esimese samme, et jah, et tegelikult viimastes voorudes tassis seda meeskond ikkagi Ainsalu oma väralt, eks ole, et Levadia ütleme nii, et legionäridega on natuke hapust. No teine asi, mis kindlasti välja tooks, on see kogu see keskkaitses, mis on seal, nad ei saanud nagu seda lõpuks tuuad paikagi, et seal 4 meest seal keerutasid päris palju, et oli muidugi Peetsoni puhul need vigastused ka, mis siin 2 tükki oli hooaja jooksul nüüd. Et need kindlasti avaldasid oma mõju, ja pluss ongi see, et kord oli Iboro, kord oli Tammik, kord oli Lepistu, kord olid seal, ma kütte, mis neid kombinatsioone lõpuks palju neid erinevaid oli seal hooaja jooksul, neid oli ikka palju. Ja nagu öeldakse ju tiitlit, kaitsega hoiatakse, kuna see kaitse nagu, nad ei saanud seda nii-öelda õiget rütmi kätte või õiget koosseisu paika ja ma arvan, see ammustas neid lõpuks nagu päris kõvasti. Ja. Selles mõttes, mõnes mõttes kolmapäeval mäng oligi hästi sümboolne. Kõik Levadia hädad selles ühes mängus tegelikult tulid ära, et ees ei loodud, vallati küll hästi palli, kõik oli tore, et sul keerutati, aga see nii-öelda rastis teravus ja ei justkui loomat, et oli küll, eks ole, 18 peale löök ja kui saate mõtlema, jättes selle värava kõrvale, mis oli parim võimalus peale seda, et siis päris 100% ei olnud, et ikkagi hästi palju oli kaudlöök ja hästi palju oli sinna massi kinni jäänud löök, et nagu sellist ei saaks öelda, Meeritsal oli nagu jõhkalt tööd, et pigem ei olnud, et ees oli nagu palli vallata, aga see ees iile ei suudetud täppi peale panna, nagu ütleks David Serp ja kaitses jah, selles mõttes, et kuidas see teine värav, kes pole näinud, et Ainier lihtsalt tegi Lepistule 1-0, et selles mõttes nii oligi. Kuidagi jah, teinekord on ka see momentum, pole eesti keeles tead sõna vist. Momentum on väga ilusasti kõlab eesti keeles minu meelest võib seda julgelt kasutada ja ma ei pane siis kursiivi tekstis. Kuidagi nagu sa vaatad neid mänge, nad ei saa kuidagi kätte oma seda kuidagi sellist voolavust või rütmi või mis iseenesest nagu nende meestele otsa vaadates seal võistkonnas peaks nagu olema, see kuidagi seda voolavust või sellist sellist ühtset hingamist või muidugi alati oleks see, et kõik on meeskond sees hästi, kõik on alati tore, aga kuidagi nagu see kuidagi ei klikkinud nagu see aasta. Ei klikkinud jah, ja eks seepärast oligi, et Torres, Kurro muidugi seal päris viimastel minutitel peksis seal pudeleid ja seda pinki ja mida lõpuks sinna ma arvan, pool tundi hiljem sinna ajakirja nüüd kätte jõudis, siis oli ikka selline vaikne, silmad natuke vesised olemisega, et olge pausad, ei ole ju väga tihti sellist asja, et sa tead, et näed, umbes sinu puhul, et sa tead, et sa kirjutasid artikli, mille puhul sind vallandatakse 6 aja pärast, et sa tead, et see oli see, et kus sa said oma ametis priiksi. Ja ma selle hooaja põhjal ma nagu ei näe tõesti, et see Torresega saaks jätkata, et Euroopas läksid aia taha, et see nagu vormiajastus ei läinud hästi ja lõpuks ikka mängid selles mõttes tiitel maha, et oli tegelikult võimalus siin mängus olla, aga ei oldud, et hapuvärk. Ei, selles mõttes kindlasti hapuvärk, et nagu enne ütlesin ka, see koosseis oli tegelikult selline, mis peab Eestis võitma ja küll ta oli vist 3. hooaeg nüüd ja sellest 3 hooajast on tulnud 1 tiitel ja arvestas seda, et nad tegelikult vist ju kõigil 3 on ikkagi pigem olnud nagu soosikud. Et Levadia puhul 3 hooaeg 1 tiitel pigem, ma arvan, on aeg nagu muutusteks. Jah, me teeme siis niimoodi, et mitmetes voorus Flora võidlust kindlustab tiitli, et kas siin variandid on siis eelviimane või viimane, et mis sa arvad, eelkõige on küsimus, et kuidas pühapäeval läheb? Kuidas läheb pühapäeval, et sinna vist pead sa ise kohale minema, sest et seal võib muutuda päris palju, et seal Raude võib seal meistritiitel juba kindlaks saada ja Raude võib juhtuda ka see, et läheb põnevaks jälle. Ja et Paide võib-olla jääb nagu selles mõttes vormiliselt, eks ole, jääb pronksi mängusland välja. Seda kindlasti, ma arvan, seal ongi ju asi ongi selles, et ka Paidel on väga palju mängus, et nemad ei saa ka seal midagi kergelt võtta, et ju see 3. koht on sellepärast tähtis, et saab kohe oma eurokoha kätte, et 4. ei taha ju kumbki jääda, ei Kalju ega Paide. Mitmetes voorus Flora kindlustab tiitli küsimus? Ahaa, ma pakun ikka viimasest siis. Okei, arvad, et läheb sinna? Ma arvan, et läheb viimasest ikka, jah. Jah, huvitav, kuidas see siis mängib, Flora mängib Pärnus ja see Levadia mängib Laagris, et kas
kas Aivar Märjamaal kuskil. Kas ta on seal Märjamaa tanklas või siis nagu see Flora nagu nii suur soosik, et ta läheb ikkagi sinna Pärnusse ära, et on seal kuskil arekandis, et ta on nagu valmis kihutama. No ma arvan, pigem ikkagi tehakse see valmis kihutama variant, et see tundub nagu loogilisem, kunagi ei tea, seal võib asi paari minutiga muutuda ja kas see saab mingi politsei eskordi, et saaks kiiremini või oled rossilt, helikopter, midagi võib, et selles mõttes, et seal on ju, nüüd on teada, et sinna tuleb ikkagi panna politsei valmis, sest seal üks mees juuste lehvides kihutab. Teemine keerab akna alla, jah? Ja, ma arvan küll, muidugi vist. Enam muud üle ei jää. Aga okei, sina arvad läheb viimasel, aga arvad, et Flora võidab, eks ole, seda... No, ma arvan jah, et ikkagi, parun, et 2 korda ei komista. Ja ma just arvan ka seda, et kuna Paidel on ka neid punkte nii väga vaja, et siis ma tea, vähemalt viik on see, mis sealt püha pealt tulla võib nagu, jah. Kes võidab pronksi on järgmine küsimus. Nõmme Raljul 67 punkti, Paide linnameeskonnal 65. Nõmme Raljul tegelikult peale seda koondisatent on tegelikult 2 mängu tulnud üliraskelt, et see on miskipärast see varjatud klassikaline on see mäng juba laadriga, et seal olid, nad jäid esimesel poolel taha ja siis vist olivat nii olnud, et Andreev rääkis seal treeneritega, läks riietusruumi umbes, hästi lühikesed, 8 minutiks. Tuli välja ja siis buum. Kohe Ralli tuli välja, kohe esimesel minutil värav, 10 minutiga 2-1 ja mäng oli tehtud selles mõttes lõpuks 3-1 sõit, et tuli, et see on see koht, kus tahaks seda kaamera pilti näha, et mis see Andreev ütles, et kas ta pani kõigile lätata näkku ära, tuli ära, lihtsalt ei olnud pikki juttu, et lihtsalt võtsid kokku ja võtsid. Ja siis nüüd eelmises mängus, ehk siis see oligi siis kolmapäeval, võits 2-0 Tallinn Kalevit. Tallinn Kalev on 10 mängu võiduta. Selles plaanis täitsa loogiline asja rääkida. Mängu pildiliselt seal Mannila on ütles ka, et tegelikult Berkik oli 0-0 pealt tassis, 1-0 pealt tassis, et seal esimese pool lõpus Mannila on Patrikejev üsna sarnased äravad lõid, et senderdus kasti ja peapall võideti ja mäng läbi, aga mängupilt ei ole, et selles mõttes, et see on kuidagi see Andreev lik, et ooti tulevad ajad, kus mängupilti, nagu mängupilt kaob ära, aga samas ikka need võidud tulevad, et kuidagi ta suudab midagi nagu ikkagi, et ei kututa ära nagu selles plaanis, et hakatakse kaotama, vaid tuleb siis koledate võitude periood. Võtta ette, kas see, ma ei tea, peaga lööb see mingi kapi uksed sisse või täpselt on see, et see pannakse 2 tellist siin niimoodi, et peaga pooleks, et davai, et kas mängime hakka. Teeb seda nagu see Aivar Pohlat seal Kersti Kaljulaidi juures, et persab pead seda väidetavalt, mida see Kaljulaid rääkis. Ma arvan samamoodi ja läheb see Andreev sinna vajutab linke jõuliselt ja persab pead ja midagi seal toimub. Et selles mõttes varjatud täht ikkagi hooaja lõpus on mees, keda ma olen läbi hooaja rääkinud, ma ei saa aru, miks selline mees üldse Eestis mängib, Patrikejevs, kes nüüd mõlemas mängus ikka... Aga tuli sellised, et mis mehi me toome siia. Jah, ma olen siiamaani, miks sellised mehed. Aga ja Ivanov, eks ole, oli seal Nõmme Ralju mängus, oli väga hea, et see, mõtlen just selles nädalavahetus mängus, et seal ikka 2 vahetus tehti, et Ralju puhul, mis tal on siis võõrsil Kuressaare, kodus Tammeka ja siis kodus lõpuks tuleb, eks ole, kodus Paide, et meil on võimalik saada selline madus hooaja lõpp, kus meil on viimases voorus 2 meeskonda mängivad pronksi peale. Teine meeskond Paidel siis oli 2 sellist eriilmelist mängu, üks oli Tartust tuli tagasi Tammetat võideti, tähendab üli kindlalt 5-0 kodus ja siis nüüd nädalavahetus oli 2-1 Levadiga. Aga eile. Eile ehk kolmapäeval. Aga mis peamine on, et Voova real see Paide suudab mängida eriilmeliselt, et seda selline Stoikovitši õnd on nüüd meie läinud, et selles mõttes, kuidas keerutatakse Tammekat ja kuidas siis Levadia vastu antakse see palli valdamine vabalt vastasele, et natuke sellist varieeruvust on. Selles mõttes ka mäletan, kui ta nüüd tuli, siis oli ka räägiti, et nad võtsid Florat 2 korda järjest, siis oli ka kuidagi öeldi, et see Vassiljevi käekiri kuidagi sobis, ütleme siis Paide Vassiljevi käekiri sobis väga hästi Flora Vassiljevi käekiri vastu. Et tal on omad siuksed nipid ja nõksud ja muidugi mingi aeg see vigastus oli nii palju, et siis see ma ei saadki seda õiget rütmi see võistkond nagu kätte, et kui nüüd siis pronksi heitlusest rääkides, mina ikkagi arvan, et sama see pühapäevane Paide kodumäng Floraga otsustab väga palju, et kui
kui sealt läheb vahe suuremaks kui 3 punkti, noh, siis viimases voorus ei ole seda nii-öelda pronksi heitlust. Väga ei tahaks uskuda. Noh, okei, Nõmme Ralju võõrsil Kuressaare on rääki rõvemänd, et sealt pahatihti koperdatakse, kui on kohtus koperdada, aga kodus Tartumast ikka võtad ära, jah? Noh, Tammetat, seda võidab isegi, Viimsi võidab vabalt, ütles Andres Ooper. Tegelikult ei öelnud, aga miks mitte. Aga no mis see Paide... 10%, jah? 10% oli Virus ennustus, jah. No Paide puhul siis kiidame ka eilsent mängu, et tegelikult kui Paide näeb selline välja, siis on kõik hästi, et Ainier ütles, et esimest, noh, et on nüüd 2 mängu mängida ilma teibitud jalata, ilma teibita, kohe 3 väravat raes mängus, et hakkab tulema küll, et raes hooaeg nii ruttu läbi saab. Noh, see päris põnev oli see, et Ojamaa mängis keskväljal koos Milleriga selline rõve tuua mõnes mõttes, siis Tada Gilmore, midagi seal on. Aga noh, ma ütlen, et Paide häda on see, et kui sa ütlesid, et kaitsega võidetakse tiitleid, siis noh, jätkuvalt on Paide on kõige vähem väravaid sisse lastnud, aga see 58 väravat on ikka juba vähe. Et see rünnak peab ikka järgi tulema, et esimesed elumärgid on, aga eks Paide puhul on ikka see, et vahet pole see 3. koht, aga mingi sellise hea hingemise peavad saama siin järgmiseks hooajaks. Eks see sõltub jah palju sellest, mis seal talvel jälle võistkonnas saama hakkab, et palju mehi ära läheb, palju ära müüakse, mis on välismaalaste seis on. Palju vahetatakse, see vana hea Sahina rubriik, ja palju vahetatakse Levadia mehi, et seal on head vahetustehingud tõenäoliselt tulemas. Palju endiselt Floraket palgatakse. Näiteks, no, Paide puhul, nii Flora kui ka Paide puhul, mõlemal ikkagi on see, et taaskord ma panen selle plaadi peale. No ikka legionäärid on ebaõnnestunud, no siin pole mitte midagi öelda, et noh, Raljul ka, et lõpuks võideti seda harjut siis, kui see Diago ja Esono vahetati, eks ole eestlaste vastu, et viimane mäng ka, eks ole, sul noh, tegelikult pingil kõik need kuulsad Godwin, Esono, Diago, Jonathan, et kõik nad olid tegelikult vahetuses, et selles mõttes, et sul, kui sa tahad olla suures medalimängus, siis sul pead legionärid täppi panema ja samamoodi, noh, olgem ausad, Paide Levadia, mis siin me, noh, kõik need Jam, Travalli, Padamosi kõik oli pingil, tuli, noh, nendest see Travalli tuli muidugi lõpus ja noh, ei jätnud ka hea mulje, et see oli hea olukord oli, noh, see lõpuminutid, et on vaja seda seisu kindlustada, siis ta sai üksi kuhugi jooksu, et noh, mine sinna nurgalippu juurde ja nad hoia seda palli, siis me kuskilt suvalisest kohast üle joole juures, ma ei näe, kas üritas poolt vahetada, üritas peale lüüa, lõi täietsa suvalt, andis palli vastusse, kõik oli mida perset, et ei ole maailma võib-olla kõige targem mängumees, aga noh, vähemalt on head CV-ga. No isest jah, seal Paidel on ju ka nüüd mõned sellised kogenumad legionärid ka, et noh, nende puhul kindlasti ongi see, et nemad tuuakse siia ju tulemust tegema. Ja küll, et Kambest tuuakse neid 20. tuuris mehi, noh, siis seal ongi, neil on kohanemisaeg, nemad tuuakse selleks, et nad edasi müüa, noh, nagu suvel ju müüdigi siin jälle 2 meest, et aga kui sa ikka tood jah, suksed 25+ mehed, noh, nemad on ikkagi ju tulemuse pärast, et võtad seal on ju, ma ei tea, keskkaitseid ja keskväljamehi ja kõiki nagu on, aga jah. Jah, ma ütlen, see kõige põnevam mees legionärid, see on see Victor Hugo praegu, et see on päris selline põnev, hea pehme jala, selline. Siin võime täitsa teha, et Kalvet ennustab, et kes sõidab pronksi, et kas Kalju või linnameeskond? No ma arvan ikkagi, et Kalju, sest tema nii-öelda 2 punkti edu pluss siis ikkagi see graafik on nagu lihtsam, et ja kui seal Andreev need 2 esimest mängu ära surub kuidagi seal 6 punktiks, siis on ikkagi keeruline Paidele. Meeskond, kes tegelikult 5. koha heitlus on selline suhteliselt põnev, et kas, raske öelda, kas on põnev või ei ole, selline maitse asjana, olgem ausad, Pärnu Vaprus on ikkagi, vahepeal tundus, et Vaprus on ikkagi selge soosik 5. kohal, siis tegelikult on ikkagi ise ära soperdunud, et okei kaotasid enne koondisartend 0-1 Raljule, ikka juhtub, peale seda omavahelisest mängus 1-1 Narva Transiga, see mäng oli selline, et Trans robustselt raiskas, et Trans oli ikkagi metsikult hea esimesel poolel, aga ühel mees, kes lööb igast asendist, ja Palberg ikka teisel poolel 1-1, tore, aga see hoiatav mängupilt, mis seal Transi vastu oli, et ta sinna randus ikkagi üle sinna Kuressaare mängu, et sealt siis Vaprus kaotas 0-1. Ja nagu öeldud, siis Transeks oli peale 1-1 Pärnul said 0-4 Floralt, et Rummani hood ei ole hea, aga Vaprus
Kuressaarel kaotamine lubamatu. Nüüd on kolmas kord selle hooajal vist või? Krüptoniit. Ja seal vist mingi Pärnu Vapruse äärkealoja andis ise selle pealkirja sinna ülevaadetesse, et krüptoniit. Aga ma ütlen, Narva Trans 51, Pärnu Vaprus 49 ja Pärnu Vapruse rida on võimas. Kodus Levadiaga, võõrsil Paidega, kodus Floral. Et päris hull. 5. kohta on püüda on ikkagi keeruline. 5. kohta on keeruline. Samas kindlasti ütleme, Vapruse hooaega on igas mõttes nii juba korda läinud, et vahet pole, mis nad siin lõpuks on olnud 5. ja 6. Et see palju nad punkte said, see, kuidas seal mõned mehed on esile tõusnud, igat pidi kidu väärt. Esile tõusnud muidu metsikalt ei ole. Palberg, Pajo ja on kõik vist. Aga siis Nõmm võib-olla äravas ja... Nõmm okei, mööndustega. Aga edasi, mis ei ole küsimuski, et... Ma küsin nii, et kodus Levadia, võõrsil Paide, kodus Flora, mitu punkti Pärnu Vaprus nendest saab? Tahaks öelda praegu seisupealt see kodus Levadia võib-olla tundus kõige loogilisem, aga Levadial on muidugi see oht on, et seal on... Et tuleb lagunemine Mast on maas, tead ise ka, et seal on päris ebareaalne... et ma ei kujuta ette, see on päris huvitav vaadata, mis koosseisuga see Levadia läheb, et see tundub olevat pigem see mäng, kus natuke pane neid varrusid ja näljase mehi peal, kes tahavad neid näidata, mitte et sama põhimehed, et äkki saab moti üles, et võõrsil Paide ja kodus Flora, Flora ja Paide mõlemad olukorras peavad võitma, kui nemad vist on, nende puhul on see, et kui nad väristama hakkavad, siis võib juhtuda, aga pigem praegu tundub, et nüüd mõlemad on siin selleks viimaseks 5 mänguks ikkagi saanud ennast korralikult käima ja ütleme, ühtedel on vaja, elu on näidanud isegi, kui on tagumise poole meeskonnal vaja ja esimese poole ei ole, siis ikkagi see, kellel vaja on, see reeglina võtab ära. Jah, et paneme 0 punkti Vaprusele. Me ütleme, et see Pärnu vist üks meeskond, kellele see koondise paus tuli väga halval ajal võib-olla ikkagi, et see ma ütlesin, et see mõlemad mängud on olnud päris ilmetud, et huvitavalt toimib see kogu see jalgpallipsühholoogia, et sul kõik lippab ja siis lähed korraks laiali ja lähed korraks laiali, saad vabamad päevad ja nii ta läheb. Ja ma ütlen, et siin Vaprus peab üllatama kedagi, et Transiseeria on siis võõrsil Harju Jotka Laadri, kodus Tallinna FC Levadia ja võõrsil Tartu Jotka Tammet, et sealt on ei pruudi üldse punkte palju tulla, aga võib juhtuda nii, et kui Trans saab 0 punkti, siis nad on ikka 5, et lihtsalt Pärnul on selle, ma ütlen, 0-1 Kuressaar, et see oli ikkagi suur fopaa, siin pole mitte midagi öelda, et on asju, mida ei tohi juhtuda ja juhtus. Ja täpselt jah, et mis ma ütlen, nii ongi. nii on, ei ole midagi vastu välja, aga kokkus ma ütlen ikkagi Vapruse hooaeg on olnud, ma arvan ka võib-olla seal poolehoidjatel üle ootust ikkagi, et tegelikult ju eelda, et nemad on ka ikkagi üks võistkond, kes seal võitleb selle eest, et ma ei tea, ülemineku mängudel äkki ei langeks või midagi sellist, aga nad said neist ikkagi siin aasta teise poolega selge tabeli keskmik. Ja. Ütleme, et see, mis on võib-olla võtab Pärnu Vaprusegi parem kokku, et 3. kohta lähemal kui 7. koht. Et selles mõttes, et mõlemas suunas on 20 punkti, et see Trans ja Vaprus on sellised keskmikuud, Rumari, aga on so and so. Narva Transi puhul ma ütlen ka, et mina ennustasin Narva Transi vist isegi pronksile äkki või 4. ka kõrgele igatahes, ma arvan, et 4. lõpuks. Et mina ootasin mingi megahooaeg, aga ei ole. Midagi jääb ikka puudu seal ja ma ei tea, et peale Rabore minekut ei ole keegi jätnud väravaid lööma ja ainus põnev asi on see keskvälja duo, see Maksimkin ja Žuravljov, et kõik muu on selline tavaline Trans, jah? Tavaline, lõppkokkuvõttes tavaline Trans, et Matrossov paneb seal imetõrje ja siis paneb kohe otsa mingi täismäda ja need asjad käivad, et mingid asjad ei muutu. Ülemineku mängudest pääsemine on muidugi alati oluline. Seal on Laadril 29 punkti. Laadri oleks sind tegelikult ära kindlustada, aga olid siin kolmapäeval 2-0 Tammete vastu ees ja siis lõpuks lasid 2-0 oli selline, et raisati niimoodi, et oleks 4-0 olla ja siis Tammet lõi ühe ära ja siis lõpuks 2-2 viik, aga 29 punkti on ikka hästi. Kuressaare, kelle seis oli väga hapu, mõnes mõttes on ju,
Pärnult 3 punkti, 28 punkti ja mis tähendab, et Tammeta 24, et seal Tammetal nagu läks, mitte isegi nad ise ju tegid oma ära, tahtsid Paidel okei ja siis said sealt Laadrist Viigi kätte, mis oli ka Mändru Taikvaarest okei, aga lihtsalt mis mujal toimus, võib-olla ei olnud neile liialt soodus, et mis kõigil neil 3 mängid Kaleviga, sinna me veel jõuame, aga Tammeta, Rodus Kalev, Võrsil Kalju, Rodus Trans, isegi kui sa võtad sealt, Kodus Kalev ära, 6 punkti, siis sellest ei pruudi piisata, sest Kalevid saavad kardetavasti kõik. Et kes Kalevilt 3 punkti ei võta, see paneb end ise sellesse natuke võib-olla ohtlikusse tsooni. Jah, see sõltub sellest, palju nüüd Kalevi meestel seda motivatsiooni on pärast seda, kui ka matemaatilist on kindel, et nad on välja langenud. Kalev, okei, ma teeme enne selle ära. Teeme Kalevi selle, jah. Kalev siis ametlikult nüüd esiliigas. 10 mängu järjest kaotused. Kas see ei peaks iseenesest seda motivatsiooni, et sa ei lõpeta hooaega 13 mängulise kaotusseeriga? Kas see ei ole see koht, mis nagu võiks olla see, et let's go, et ärme häbista ennast? Võiks ju olla, aga kui 10 kaotust järjest on tulnud, et seal ma ei kujuta ette, mis ma ei ole ise kunagi meeskonnas spordis sellisel tasemel olnud niimoodi, et mis see tunne seal võistkonna sees olla võib, et seda on ilmselt raske kõrvalt isegi mõista, et kui läheb kogu aeg et võib-olla mingi hetk kuskil on andnud lootust, aga samas siis see lootus kaob sama kiirelt ka, nagu sa ütlesid ka, et seal Kalju vastu oli, et küll Perksel tassis ja kõik lõpuks said pähe, et ta on igat pidi psühholoogiliselt keeruline ja vaadates üldse, mis Kalevis ka tehakse, et ega seal ikkagi võib öelda, et vaadatakse isegi kaugemast tulevikku seal rohkem jah. Ma ütlen, et täna, mis Kalevi võib-olla see hooaja lõppu teebki see mõttes kaude koledamaks või mõttetumaks, esit on süüdi ikkagi Ats Purje ka muidugi. Keskmine vanus Kalevil oli suurem, kui oli Floral, nende vastu oli suurem, kui oli Kaljul nüüd see nende vastu, et ma ütlen, et Tubatšitsita ja igast mingite suvavendadega, mitte et suvavennad, aga see mõttes ikkagi üritati hooaega päästa lõpuks päästmisest ja asi ikka väga kaugel ja lõppkokkuvõttes lihtsalt võtsid ära noortelt meestelt selle meistriliiga mängimise võimaluse sellega, pole vahet. Selles mõttes jah, ütleme arvestada, mis Kalev, kuidas on ta nii-öelda ennast reklaaminud ja välja näidanud, siis pigem oleks oodanud seda, et ikkagi hea küll, kui noorte käiva välja, siis läheme esiliigasse ja lõpuks seal prooviti mingid variante kõik oled esiliigasse, et ja me võime see, kui me siin Kalev nüüd kutus esiliigasse ära, siis me võime ju rääkida, et Kalevil suur uudis, nagu Marko Susi Postivehest ütles, et suur uudis oli see, et Kalev tõstis neid trennimakse, aga tegelikult oli vist taga oli ikka see, et seda noori hakatakse hoopis uljemalt, spetsiifilisemalt arendama igas suunda, eks ole, et oli see 14-17 oli vist Stoikovitš seal allpool mingi Argentiina mees, siis kuskil see oma süsteem, omad füsiod, omad see, et tahetakse hakata teistelt meeskondadelt öeldi välja, et hakkame noori röövima, et teeme, tahetakse suures plaanis öeldi välja, et nad tahavad teha Eesti parimat noortetööd. Päris pull. Ja selles mõttes küll ambitsioon selle koha pealt on päris suur, et ja mis oli ka seal tama ju, meil Ken Toor käis seal kuulamise rääkis pärast, mis seal siis millest juttu oli, et kõik kas või see, et ka noored mängijad tulevad mängule ühistes võistkonna dressides ja et kõik on selles mõttes näeks välja võimalikult professionaalne juba nooremas eas, et ei ole see, et igaüks jalutama seal Nike dressi ja Puma pusaga kohale, et hakkame nüüd vuti tegema, et kõik oleks nii ma ei tea, välismaal noorteakadeemiates ja oli, kes seal hakkab seal tehnikat õpetama ja kes seal, ma ei tea, teeb mingi vastupidaskavad ja kõik selles mõttes tahetakse viia võimalikult kõrgel tasemel ja Eestis paraku see kõrgem tase tähendab seda, et tuleb ka nii-öelda siis vanematel rahakotti kõvasti rohkem kergendada, et jah, saab näha, mõni ütleb, et nüüd tulebki, ma ei tea, mingi eliiti rahakamate vanemate laste trenn on ja tahaks loota, et päris nii ei lähe, et ikkagi kes on, võib-olla ei ole nii jõukast perest, aga on väga andeks, et ikkagi leitakse need variandid ka, et sellised poisid
saavad teha. Aga ma mõtlen, vähemalt on mingi plaan, et mingi nägemus või teistmoodi, et selles mõttes nagu oli ka, kui need valimised olid, seideti Klaavanile ette. Mis sa teinud oled? Sina teinud oled, et õige. Nüüd ta hakkab tegema ja siis saab näha, mis sest välja kukub nagu, jah. Ma ütlen, halb uudis on see muidugi kellele? Viimsile. et meil tegelikult, mis ta nüüd ikka halb on, et pigem kiidame jah, et eks näis, kuidas see välja tuleb, vähemalt tehakse midagi nagu. Teine huvitav asi on muidugi, mis see esindusele tähendab, et kas järgmine aasta, seda me saame teada järgmisel aastal, et kas mängitakse ainult omade noortega, et pole kõige tähtsam, pole kohe üles meistriliigasse tõusmine või siis vastupidiselt, et toome sinna natuke tulemusi juurde ja me ikkagi tahame kohe, et oluline on, et esindus oleks premium-liigas, et seda saab ju taheti võtta, et selles mõttes, et siin, kes seal vanematest meestest on, eks ole, ma ei tea, Petruuninid ja Mihhailovid ja kas sellise mehi nagu hoitakse esiliigas, antakse premium-liigasse kuuli ära, et see kõik on ju veel selline huvitav ja palju neid legionäre üldse jääb ja mis saab, et möll käib mitmel rindel, et selles mõttes okei. Oleme sinna nüüd üleminekumängude saadasse, et Laadri 29, Kuressaare 24, Tartu 28 ja Tartu 24. Siis Tartu Tammeka vist võib öelda, et jääb eelviimaseks, et siin just seepärast, et kõigi teiste on Kaleviga mängida, et sul see vahe Kuressaarega on 4, aga sa sinna paned see Kalevi võidu vaid kõigile kirja, siis on nagu ikkagi. Vahe 4, 3 mängust 2 on siis võõrsil Nõmme ja kodus Narva, et arvestades Tammeka viimase aja hoogu või üldse läbi selle aja hoogu, et siis see võõrsil Nõmme ja kodus Narva on ikkagi päris pähklid, ütleme niimoodi. Jah, Tammeka võib-olla isegi tähtsam asi on ikkagi selline see hood ikkagi üles saada, jah, seal nii-öelda kontori poole peal või seal on nagu teinud neid muudatusi ja tegelikult ju tahaks näha, et uued sponsorid kohe, eks ole, meil käib, et seal on paar uut inimest ja on sellist elu nagu näha. Et selles mõttes oleks ikkagi oluline, kui võtta samas tabeli esimene pool, kui Tartu klubi ikkagi paneks seal Tallinna võistkondadele vastu, et see võiks ju tekitada ka mingit sükast, ma ei tea, rahvaasiotaaži, et sa oled siin seda publiku numbrit siin nagu rääkinud siin ja seal, et see on nagu väike, et kuskilt peab see mingi intriigi tulema, et see rahvas ka sinna tribüünile tee leiaks, et ma ei tea, äkki tuleks sealt, kui see kunagi Tammeka nii kõrgel tõuseks. Ja, et Harju vastu läks siis ka vaja, kes pole näinud, võite vaadata Baturitsi järjekordset ägedat omaväravat, see oli ka hea, täitsa või nurgalöödi lihtsalt lükkan enda. Millest Baturitsi puhul iga 5 mäng sa vaatad, et nagu selline, see on, nagu oleks selline, nagu oleks või kihtme pettur, ma saan aru, tegelikult ei ole, vaata, tegelikult lihtsalt ei tule välja, iga 5 mängu sa ei mõtle, jumal küll, mida see mees teeb, vaata. Ja siis ülejäänud 4 on, täitsa hea, vaata, et ta on nagu selline aga kontoris on nagu välja arutatud see. Ta on nagu mingi steroidid, Matrossov nagu veel hullem, vaata, et see Matrossov on ka, vaata, Baturit seal ka, nime tõrjed ja siis vaata, ühe lükkan endale, vaata, täitsa ulme vend, ma räägin, et Baturit see, mulle meeldib, see üllatusmuna, vaata, iial ei tea, kas on nagu see päev, kus ta lükkab mingi, annab palli vastasele jala peale või lükkab omale, või siis see päev, kus ta vaatab, kurat, see võiks ju Läti koondis esiväravat olla, vaata, nii hull, nii hea mees, vaata. Ma ei kujuta ette, kuidas saab mõni mees nagu nii ebastabiilne olla, see mõttes, et aga sellepärast ilmselt mängib ka Harjus, mitte ei mängi Läti koondises. Jah, kuigi, ma ei tea, kas seal ikka skauditad. Vaatad see Läti koondis seisu, siis võib-olla aga meil on vaata ju see lätlaste edukatega see ühine see spordi-chat siin Teamsis, et äkki peaks saatma selle lätlastele, et kuule, et meil on siin ikka teate, et meil Eesti liigas on selline mees, et Baturins ja Patrick Keevs, mõlemad ikka ja mõlemad sellised. Et kas teil ikka treenerid skaudivad, kui skaudi, et siis andke nagu edasi? Aga meil üldiselt, mis teinud on viimasel Tartu, siis ütleme nimede poolest, kui sa vaatad tegelikult, hakkad minema Aaland, mis siin liit, eks ole, keskkaitses on eespool Järvelaid, Veelma, ma ei tea, rünnakud Koskor, nimede poolest vaatad, et vau, aga mängupilt ei ole, aga ma ütlen, et ega siin et varsti saame hakkama, kui ooper naaseb oma pikadelt reisidelt, siis saab rääkida Viimsi ja sellest hakkata juba ettepoole vaatama, aga huvitav jah, et see amet on üldse ei saa seda ikkagi käima, et
No Tammeka tegelikult mitu aastat on seda olnud ju, et eelmine aasta nüüd, kui need ennustad üldse viimaseks, siis hakkas kohe paugutama, aga kuidagi see asi nagu ei ole nagu jooksma läinud see, et seal samad need mõned noored, keda arvatakse, et nüüd tulevad esile, mängivad juba seal mingi 5 aastat juba seal samamoodi, et midagi ei ole nagu muutunud, et midagi nagu ei toimi seal mõnes mõttes. No Tammet on 7 mängu võidut, selles mõttes, et vaatad neid nimesid, vaadates just see, et tegelikult me ju vaatasime, mis see Tammet suvel tegi, et ta tõigi nagu laenas, eks ole, tegelikult kogenud mehi juurde, ta nagu tegutses selle nimel, et asjad läheksid paremaks, 7 mängu võidut, no see on ikka ulmene ja just eriti arvestades, et kes sinna tulid või kuidas tulid. Passer läks ära muidugi, see oli ka kindlasti. Jah, Passer läks ära, et Passer, oled siis sa vaadanud, kuidas tal seal läinud? Mõnikord mõnda uudist on lugenud, et ta ikkagi Soomets on ikka olulisem mees selle. Jah, et Passer, vaatame kohe, mis ta me saanud siis seni 6 mängus 46 minutit, et ei saa rääkida suurest läbimurdest. Ei saa jah, et ta on ikka siis ütleme, Soomet saad varjus ikka kõvasti seal. Kurat, sellised Passerid, et see vaata Eesti meistriliiga parim ründaja enam ja sa lähed Norra esiliigasse ei saa pealegi, väga raske on ikka neid Eesti. Ma arvan, et ütleme Norra esiliiga klubid ei vaata nüüd väga uljalt see Eesti liigasse peaks paremaid mehi tooma, et see sai läks Bundesliigas ikka saab peale seal, et saab peale, ta ei ole vist väravat lööndel enne. No jõuab. Tark ja torma. Siin Tartu Tammet landab vist üleminek, ma ei see vist on see lukus. Kas nüüd lukus, aga loogiline? Jah, siin vist võtmemänd on see, ma tahtlustan, et see mäng Kaljur, et kui nad sealt suudad see Tammet üllatada, siis võiks veel midagi loota. Aga tõenäoliselt jah, et täpselt ongi teelt see, kui nad oleks ju kodus Kalevit võidaks, see ongi, kui seal ees peaks siis Kuressaare nii siin kaotama, et viimase voorust tekiks see olukord. Ma patrime siit annan, see kord oli 2-2, nad tulid 0-2 välja, enne see 0-5, 0-3, 0-1, 1-2, 1-4. Et seda hooaja eel siin üks mees ütles, et Tammet ja see kaitse näeb päris hirmus välja. See asi läks ka ikkagi täppi, et mingid hooaja eelsed asjad, et keegi ei arvanud, mina ei arvanud ka, et Tammet on nii taga, aga see, et see kaitse on ikkagi päris kehvat ja saab olema, siis see läks küll täppi, et 79 arvad see aasta sisse lastud. Et jättes ärme seal Tallinn Kalevilt mainin, nad on ikkagi siis ülejäänud, Vaprus 42, Kuressaar 62, Laadri 67, Laadri Patuurind, et sealt paneme juba 10 juurde, et tegelikult oli võib-olla normaalselt ise ka rohkem löönda nagu Tammeka. Et selles mõttes, et kaitse 79 on ikkagi päris karm. Ei, see on selles mõttes kole number muidugi, et see on ju, ma ei tea, pea 2,5 värat mängu kohta, et see on nagu päris palju välja võetud ikka. Aga selles mõttes, et see kord siis saame ühe ägeda, selles plaanis ägeda mänge saame küll, et natuke võib-olla ongi, et võib-olla oleks aeg see Premier League uuesti footuses tuua, koondise mängu, koondise hatna ajal kuidagi ajus ära. Kuigi, kas me teeme taaskordse selle publiku ala ka või? Teeme ikka. Mängib. Flora mängib Narva Transiga, neil on vaja tiitel mängus. On vaja publiku tuge. 257. No ma uuesti, et kui Floral on ütleme 30, staffis on 30 inimest ja igal ühel toeks naine ja laps, siis oleks juba pool sellest publikast peaks täis olema. Et selles mõttes on ikka täitsa jama ja Levadia sünnipäev ka, et see on suur pidu ja reit ja möllu, et teeb pingutati ja seal oli ka 700, et ma ütleks, et ei koti see kuidagi selle, midagi on valesti. Ma kuulasin siin mändumehi korvpalli podcast, ma toon selle võrdluse ja siis vaata, et see Jaak Tarp tuli sinna seda Eesti-Läti liigat arendama ja siis seal mändumeestest ka kuidagi podcasterid jõudsid, et see Eesti-Läti liigat ta kuidagi on nagu mitte stagnatsioon, aga midagi värsket ja põnevat ei ole vahepeal juhtunud, et kuidagi on nagu viimased 3-4 aastat täpselt sarnane, et tead täpselt enam-vähem OEL, mis juhtub, kõik on nagu sarnane, et mingit sellist särtsu või asja läheks vaja, siis ma ei teagi, siin nagu kaude jalgpalli peale võib-olla läheb samamoodi edasi, sa tead juba ette, et iga aasta Flora, Levadia, Raadkesi võitlevad tiitlile ja üks pool on see, et ainult omad poisid, let's go ja teine on legionääridega, paha ja siis tead, et Kalju ja linnameeskond ja Paide, neil jääb midagi puudu ja tead, et see Trans ja keegi veel, Trans või
Trans ja üks suur linn, et need on kuskil keskel ja siis tead, et seal kuskil Kuressaare jääb püsima mis on väga kurb alati ei, miks kurb? et mis on selle hooaja nagu positiivsed asjad ja üllatused, jättes see Flora on tõsist, minu jaoks on suur üllatus, paljude jaoks ei ole, minu jaoks on suur üllatus hästi, seepärast see laadri on siis särtsu toonud, et noored mehed, noored Priis, Eerme, Sillamaa läks sinna, et see on natuke noor põnevust, uus tribüün. Seal on ka see publik alati vähemalt ergas või teeb häält, et seal nagu... Kui neid ka vähe, ma ei tea, kui kõik need nõrameelsed, need karjuvad, nagu röökivad fännid, neid tarvitsi tagasi, et siin, taaskord võtame mängu Laadri ja Tammeka, suur mäng, selles mõttes, et seal Harju, eks ole, kui kaotab, siis võib-olla püsima jäämine oleks muutunud rahtluse alla, mitu inimest oli? Vaatamas. Jaa, 250 jälle. 191. Et seda on ikkagi, ma ütlen, et seda on kuidagi on läinud nii, nagu ta on läinud. Kas ooperist rääkis ka, kui käisid seal see Velkoga mängimus, et oli ikkagi nagu siuke teistsugune elamus? No see Velko ju tegi, ma arvan, et see oli see sama valgusshow mäng, eks ole, kus valgusshow enne seda oli näha, et see on meil, nüüd tuleb suur sündmus. Et tulebki suur sündmus, möll, tulge vaadake, et tutvustame siit mängijad teistmoodi, seal oli 655 inimest, sama palju kui vaatas laias lastus 3 korda rohkem kui oli viimasel Flora mängul, et seal nagu neid sündmused peab neid asju ikkagi tegema, et minu see ise Paide Flora, see on ju suur sündmus peaks olema, et seda ei saa ju ainult promoda sellega, et me paneme Eesti tore jalgpall on, et tulge nüüd, et seal ju peab ikkagi mingi ekstra peab olema. Tsiteerides Urmas Soomnud, ekstra, jah, aga sama ongi tehtud, kui suvel mingi euromängud on, siis ikkagi ju leiab ikka inimesi tee sinna staadionile, et tegelikult ju teatakse, et jalgpall on olemas ja aga selle asja, ma ei tea, kas kuidagi kuidagi mingid vastasseisud kõnet inimesi või see on kuidagi asja mingi sama me näeme endaga ju mõnikord sellest lugeja huvist on, et see kodune jalgpall ikkagi siin mingites olukordades kõnetab, samas mingis olukorras nagu üldse ei kõneta jälle, et siuke keeruline märk, on küll keeruline märk, aga võt, et selles mõttes see nädal siis, mis on 3 vooru lõpuni, Flora, Paide või õigemini Paide Flora kell 14.30, mis ta on Rundsmuru peal siis loomulikult nüüdseks. Et see, ma nii palju muidugi ütlen, kurat, see eile seal, mul oleks küll, ma pole veel valmis, kuidagi mul ei ole võib-olla piisavalt hea jope või piisavalt head sokid, mul ei teatas ka külm seal, et sinule külm, see on mõni kahtlane, aga ei, see on mulle, ma ei tea, ma küsin ka, et huvitav, miks siin Lillekülas suht tihti on külm, siis kuulus Randurits võib-olla teooria, et see betoon, võib-olla see betoon staadionil õhtab, et seal jalad hakkavad külmetama, et seal et võib-olla ta on tark mees, ma ise usun teda, selles mõttes, et ma kuulasin, mõtlesin, on hea teooria, ma arvan, see on päris pädev. Küll tuul on sisse puhunud ja betoon on jahedaks läinud. Ja eks me võtame siis eks saab järgmine selle mängu või vooru õiga rottu võtta, et siin vaatame, mis siin juhtub. Et ma ütlen, selles Leva Paide mängus oli küll seda suure mängu hõnd oli sees, et see oli nagu positiivne, et siin igas voorus mingi asi on. Rääks jah, see väravtüti tiitel, Sapinen 19, Palbert 14, seal ei ole midagi enam ennustada, Sappi võttis ära. Transi vastu 3 oli põhimõtteliselt purgis nagu, jah, kuigi ma ütlen, et 19 on kõik maru vähe, et see mõttes ühtegi. Eda küll jah, et ikkagi Eesti liiga puhul ikkagi tahaks, ma ei tea, 25 pluss isegi Sappi 19 on tubli ja edasi, sa võisid 14 ära, parem see teine väravrit, mis toimub, et kuskil need staarründajad, Gabore, Bashir panid mõlemad 12-11 poole hooaeg. Samamoodi tegelikult Palber on ka poole hooaeg sisuliselt ju. Kes on Paide parim väravrit tänavu? Ja palju? Paide parim või? Jah. Ma ei tea, ikka Miller 6-ga. Miller, ei, Saarmal on Raetšit ja veel kirjas ja Anier, kes siin, Anier on juba 3. oma 5 tabamusega, et see võib-olla võtab ka see Paide hädad päris hästi kokku, et kui sul ikkagi
parim väravtütt on läinud ja parim, kes on läbi hooaja mänginud, on Miller Kuueda, siis võib-olla ei ole asjad. Oligi Miller Kuus või? Milleriga Kuus, jah. Siis ma teadsin täpselt. No Millal me peame selle ennustusega üle vaatama väravtüttide ennust, et kus sinu esimene valik oli Senjov, jah. See on 2 ärat löönud vist, jah? No mul oli Auto panin, kes sai video ja Rabore, kes sai kindla peale. Näiteks Koskor ja minul oli see kuldne valik. Koskor naru nii hakkab ja ta alati lööb 15 ära, no täitsa näile. Mul oli ainult Eerme, tal on 13 praegu. Eerme oli hea valik, jah. Vot, aga mis seal ikka, mis sa siis Paidest lähed sinna lähed siis keskesse Eestis südamesse kohale, mis sul need suured ootused siis sealt on? Nojah, eks seal on, ma kujuta ette suured ootused, no see on pigem see kahetine asi, et kumb siis nagu, kas Flora annab nii-öelda veel Levadiale võimaluse või Paide seal, ma ei tea, kingib Kaljul ära pronksiga. Hirmsasti läheks vaja seda, et see Paide võidaks. No selles mõttes, ütleme... Tahaks viimaseks 2 vooru, siis on see Flora ei tohi seda toperdada, et see vaib muidugi tuleks see meistriga lõppu. Ja ütleme, see tekitaks üleüldist põnevust, see oleks nii pronksi peale kui kulla peale jätkuvalt oleks nagu põnevus õhus, et selleks muidugi esmalt on see, et vaatan, kas Levadia mängib meil... Levadia mängib ka pärast alles, Paide Flora mäng on enne, Levadia Pärn on alles siis pühapäeva õhtul, et siis ma ütlesin, et kui need Levadia enne ära mängiks, paneks võib-olla mingit ekstra surret peale sellega, et saaks 3 punkti enne kätte, aga see on jah vastupidi hoopis. Ja, muidugi huvitav on see minu eest läbi hooaja, minust on hästi pikks loogikalt, see ühel ajal ei tohi mängud alata. Aga nüüd on ikka, et laupäeval 2 mängu hakkavad 14.30 ja siis miskipärast Pärnu Levadia on 7:30 õhtul. See on päris, pühapäeva õhtul veel nagu nii hiljad, see on võib-olla kootamatu. Selleks ajaks on ju, hotellis võt. Aga see oli seekord kiire sutsatus, mis tuli ikka peaaegu 56 minutit, selles võttes on tipped stopetsed. Enam veel midagi muud liialt mõnevat vist ei ole juhtunud Eesti jalgpallis, välja arvatud see, et Karl-Jaak Pein on ikkagi taas varuväravat. No seal vist tundub, et ma eelmine nädal rääkisin ka seal Saksa ajakirjanikega ja seal... Räägi üldse taust, et kui mitmele sa kirjutasid, mitmed vastasid, et kuidas see asi, kas pidid... No mina olen ju kirjutanud kõigile NBA ja draft-ekspertidele, mis nad arvad eestlastest, pole veel keegi veel mul vastanud seal. Suured tähed nagu seal on, kas Saksamaa on nagu lihtsamad mehed? Tundub, et on lihtsamad, et 2 mehega võtsin ühendust ja 2 meest mulle ka vastasid ja mõlemad tahtsid siis minu kontakti ja minu arvamust Karl-Jaak Peina kohta teada. Sa olid nii kuulus mees, kõik vastas, oh my god, Madis Kalle, et see on see kohtumees. Selles mõttes oli nendega väga lihtne jutule saada ja väga hästi ka vastasid ja ütleme, nende jutust selles mõttes ikkagi kumas ikkagi sama asi läbi, mida siin Eestis oleme arvanud, et ikkagi üks on laenul, üks on oma kasvandik, keda tahetakse suurrahast müüa ja seni, kuni see oma kasvandik ikkagi põhimõtteliselt, isegi ta võib 1 või 2 eksimust, ma arvan, teha, midagi ei juhtu, et tema peab ikka seal ikka järjest ja räigelt ja palju eksima, et seal hakkaks mingi muutus tulema, et selles mõttes on ikkagi Heina olukord nagu keeruline, arvestades, et nüüd Backhaus ka viimas mängus mängis tegelikult ju hästi veel, et siis on... Ta tegi jõhtra mängu, jah. Ja teine asi on ju see, et kahjuks see on ju Verder karikast ka väljas, et see karikamäng ei ole, kus Heinal oleks võimalik nagu minuteid saada, et seda ongi see, et ei taha kellelegi halba soovida, aga põhimõtteliselt hetkel tundub see, et ainus variant, et kui Hein jälle mängida saab, on see, kui Backhaus vigastada saab, või teine asi on see, et see ongi, ma ei tea, põhimõtteliselt 3-4 mängu järjest annab nagu võidu käest ära talle, et siis Eestis olukord on kahjuks on nagu keeruline, aga eks elu näitab, mis saama hakkab. Jah, et üleüldse kuidagi koondise atnad, tore, et need mehed käivad, mõnes mõttes, kui sa vaatad, mis siin peale sai osade meestega, Sinjavski sai, Tšehhis sai 82. minutil peale viimases voorus, eks ole. Saarma sai sisse teised poolajaks, kes meil veel käis. Kristal taas terve mäng varus. Et päris palju, et kui sa oled seal Tamm ise ei olnud koosseisus, et ma ei tea, miks on ju, et ei ole... Sellest oli Baskotši tegi täismängu, Mets sai nüüd üle pika pausi ära Budnasik, aga oli ka 15 minutit on. Shane tegi supermängu, seal oli vist peaaegu 2 ära sööta. Aga ma ütlen päris paljudel ikkagi, et sa Eesti koondist käid, siin jävasti korvad põhimees ja siis lähed Eesti koondisesse, siis tuled tagasi, sa oled vahetusmees, vaata, et... Ma ei tea jah, et mis seal mõnikord ju on täpselt see, võib-olla vaadatakse seda mängija koormust ja midagi sükest ka, et seal mõnes mängus olla lihtsalt ju sööke, ma ei tea, antaksegi hetkeks taastumisaega ja siis järgmine voor oli jälle põhimees. Et jah, ütleme, seal mõne mehega on see sama see Alex Mattias Tamme olukord ja siin mõned süksed vähe kriitilisemad kohad on praegu, jah.
ja vahepeal FIFA rankingu update siis, Eesti 130, kuule, Ramon, me oleme ei ole kõige hullem, et no ma saan aru, ikkagi viimaste aastate kõige kehvem kohta, et siin nagu jah. See number on karm, et no number on tõesti karm, et seal selle kohta ei olegi midagi ühtegi head asja öelda, nagu, et number on tõesti karm. Eks ta näitab, eks ta on number võib-olla selles mõttes on ka petlik, et ta on täpselt see, kus me selles rahvuste liigas, eks ole, kus me oleme seal CD piiri peal, siis meie taha jäävadki Läti, ma ütlen, parim asi üldse, mis on, et vähemalt Läti-Leedu on olemas, me taha jäävad Läti, Leedu, seal on Balti turniiri, saame võita, siis on Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino, see mõttes, et meil pole selja taga, pole ühtegi jalgpallimaad ka, et Fäärid on meist ees, Fäärid on saanud pikalt jalgpalli arendada. Ja neil ei ole neid vastuolusid jah, neil on ikkagi inimesed, need jalgpallurid tahavad ikkagi riigist välja saada, sest see on väga depressiivne, eestlased tahavad Eestis olla. Kuigi Fääridel on ikka... Aga see on asi ka, mis ma isest olen mõelnud, kas äkki eelmine rääkisime sellest, et ikkagi see kuidagi Euroopa kesktase meil nagu kuidagi nii eest ära läinud, et see, mitte meilt, et üldse sellest kuidagi tagumisest poolest nii-öelda. Kunagi oli nii-öelda tipp ja siis tuli see ülejäänud seltskonda, kus ka meie sees oli, mis nüüd on nagu see tipp ja siis on see kesktase ja siis on see kuidagi see vahe mingi koha pealt on tekkinud nagu nii suur, et samas Rootsi on ja kui meil omal head ajad oli, siis me võisime Rootsiga ju mängida on ja nüüd kuidagi seal Rootsi vastu ei ole nagu variantigi nagu. Aga ma ütlen, see võib-olla mitte tipp ei ole eest ära läinud, vaid me oleme langenud sinna hetkel, sinna, kus me on ebareaalne nagu. See mõttes, ma arvan, Fäärid ei vaata, mille perse Rootsi tuleb, pole võimalust ka, Fäärid on, me keerutame. Ei no jah, aga samas vaata seda Fääride koosseis, vaata Eesti koosseis, seal ei tohiks olla ju tegelikult hoopis, selles mõttes mingit küsimustki me peaks olema paremad, aga samas kuidagi väljakul mehed astuvad, siis midagi nagu teistpidi. Jah, ja edasi ei olegi, et koondisel 2 mäng veel, et järgmine aasta on ikkagi ju, see tuleb ka rahvuste liiga, et siis on võib-olla selline järgmine tõehetk. Näiteks võime saada gruppi Island, ma ei tea, ma eeldan, et võime saada Island, Soome ja Läti näiteks. See on normaalne. Jah, või siis võime saada, ma ei tea, mis see keerutamisgrupp on, Montenegro, Armeenia ja San Marino. Seal on, see mõttes on nii seinas seina need võimalikud asjad. Islandiga võiks mängida küll, pole ammu mänginud, et näeks ära jälle. No ikka. Miks sa tahad sellist asja näha? Tahaks Islandil ära käia. Ja, Islandil ära, enda huvid. Isiklikud huvid, jah. Isiklikud huvid. Et sinna, siis tahad neid eksootilisi riiki. Okei, selge. Kosovo, jah. Kosovo, jah. Kosovo vist on äkki B-divisionis, jah. No hea küsimus, mina ei tea neid asja. Kosovo on meil, jah, tõusid B-divisioni kahjuks. On samal pullal põhimõtteliselt, kus see Rootsi. Nemad sai Rootsisse sisse 2 korda nüüd. Mis teavad, raske elu. Aga võt nii on, et haiges jah, mingi vaadake siis staadioni jalgpalli, 3 vooru meil veel on, see tähendab, et tegelikult, mis see viimane voor on, 8-11, jah? 8-11. Kõik mängud samal ajal on, jah? Ma arvan, et oleneb, kuidas need, mis lahtised selleks järgs on. Ma arvan, et ju hajutatakse, kui saab hajutada. Kui ma seda kalendri toimimist... Kõik on 12.30 vähemalt praeguse ajaga järgi. Praegu on kõik mängud lahtised, aga ma arvan, kui see on mõni mäng... Kalendri toimimisloogika, et ma siiamaani ei saa arva, mis need vahest need mingi toimimisajad suvalt muutuvad ka niimoodi vaata topa, et see mäng on veel 6 pandud. Ma täpselt ei tea, et ta oleneb hämarusest ja kõikidest asjadest nagu ikka. 12.30 oodanud ei ole hämar veel, õige, hea tähelepanu. Kuule on okei, kurat ikka tuli tunte, siis on täitsa haigene. Aga mis seal ikka, see oli seekordne väike ülevaade Eesti meistriga jalgpallist. Ja kuuleme siis taas, ma arvan juba ooperiga tõenäoliselt järgmine nädal, et no siiski on mingi põnevaid asju juhtub. Et lihtsalt siis, kui ei ole ühtegi põnevat bändu olnud ja mitte midagi põnevat ei ole, siis me ei tule. Lihtsalt soovi õhtu ei tule välja ajava, et tuleb siiski midagi öelda ka. Päris asju. Jah, päris asju. Mingi timmiki peab järgmiseks korraks välja võtta ja muud asjad. Aga okei, ütle nägemist ja ma ütlesin kõllini kõu. Nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.